Tere! Minu nimi on Eero Ääremaa ja täna me vaatame, kuidas teha oma esimest mängu kasutades GameMaker Studio 2. GameMaker Studio 2 on ideaalne võimalus, kuidas õppida programmeerimist läbi arvutimängu tegemise. Seega selles videoseerias vaatame me, kuidas teha oma esimest ise täiesti oma arvutimängu. Esmalt peab selle keskkonna installima. Selle jaoks lähme internetibrauserisse, leiame kõigepealt üles Jojo Gamesi lehe, jojogames.com, sealt edasi GameMaker ning sealt võime vajutada Get Free Trial, ehk siis hangi tasuta prooviversioon ja siin registreeri. Siia peab kirjutama emaili aadressi, siia seda emaili aadressi korrata, oma nimi, aadress, siis riik, ükskõik kus sa hetkel oled, parool, see uuesti ning üks turvaküsimus. Siis on vaja klikkida siia, et sa ei ole robot ja valida, et olen tutvunud Jojo Gamesi reeglitega ja seda ei pea vajutama. Siin on kirjas, et ma soovin Jojo Gamesi mailing listiga liituda. Kui see on tehtud, siis logi sisse ja siin me näeme, et on olemas download. Võime vajutada View Downloads ja siis me saame valida GameMaker Studio 2 ja download kas Windowsile või Macile, oleneb kumba arvutit sa siis kasutad. Ja kui tuleb selline kiri ette, kui olen vajutanud siin download ehk lae alla, siis tuleb erinevad kirjad võivad ette tulla, vajutame save file. Ja kui me seda teeme, siis me saame GameMaker Studio 2 alla laadida. Kui GameMaker on alla laetud, tuleb vastav fail lahti teha, selle tegutsemisel lubada ja lihtsalt põhimõtteliselt vajutada next senikaua, kuni olete selle alla laadinud. Järgnevalt on vaja teha GameMaker Studio 2 lahti. GameMaker Studio 2 leiate siis kas siit otsinguribalt või ikoonina. Kui GameMaker on ennast avanud, on vaja sinna sisse logida selle sama e-mailiga, mille sa just registreerisid ennast ja sisestada oma enda parool. Kui GameMaker väljab, et tahab uuendada, siis võite vajutada download now, kui soovite hetkel uuendada, aga mina vajutan praegu remind me later, et ta mulle selle uuesti hiljem meelde tuletaks. Siis siin te näete ka avakuva, selle võime panna close ehk sulge. Järgmises osas alustame oma enda mänguga juba ja teeme oma esimesed pildid ja paneme oma esimesed tegelased võib-olla isegi liikuma. Seega näeme järgmises osas.